Hei, tere päevast! Mina olen Kaidili ja teen sulle täna siis sellise lugemise, mis on 3 grupis, nagu sa näed. Et siin on grupp 1, grupp 2 ja grupp 3. Ja teema on siis, mida lõppevast aastast endaga kaasa võtta. Mida lõppevast aastast endaga kaasa võtta? Ilmselgelt see lugemine on üldine ja ei sobi kõikidele. Ja seetõttu, kui sa soovid isiklikku lugemist, kas siis selle teema kohta, mida endaga lõppevast aastast kaasa võtta, või 4 suuna lugemist või pööripäevast pööripäevani lugemist või mingit muud, et siis siit video alt sa leiad registreerimisvormi, mille kaudu sa saad siis tellida endale personaalset lugemist ja seal on kõik täpsemad asjad ka kirjas. Aga praegu on siis see, et see on üldine, seetõttu siis kuna vaatajaid on päris palju, siis võib juhtuda, et kõik asjad tõesti kõigile ei sobi. Ja eelkõige on see video siiski mõeldud minu kanali jälgijatele, et kui sa ei ole veel meie kanali tellija, siis telli seda, et nii saan ma sinu energiat paremini lugeda ja järgmised lugemised võib-olla kõnetavad sind varasemast rohkem. Nii, aga teeme siis väikese kohale tuleku ka. Keskendu hetkeks iseendale. Vaata linnulennult oma lõppevat aastat. Kui soovid, võid sulgeda silmad ja mõtiskleda hetkeks. Hingata sisse ja välja. Ja sul on 3 valikut, mida võtta lõppevast aastast kaasa. Hinga sisse ja välja ja numbrid on 1, 2, 3. Milline nendest numbritest kutsub sind praegu kõige rohkem? Tee oma valik. Ja meie läheme siis kohe esimese grupi juurde. Tõstan need teised siit eest ära hetkel ja et lauale tekiks rohkem ruumi. Ja võtan siis kaardipaki kätte ja hakkame siis koos vaatama. Esimene kaart, mis sul välja tuli, on mets. Ja mida siis mets ütleb, et lõppevast aastast tuleb kaasa võtta? Mets ütleb seda, et võta kaasa see sügavus, millega sa oled lõppeval aastal asju teinud. See pühendumus, see selline juurdumus, maandatus ja võta kaasa need tarkused või teadmised, mida sa oled sellel lõppeval aastal teadlikuks saanud, ehk mis on informatsioon olnud alateadvusest sinule. Et mets on ka alateadvuse sümbol ja siis, kui see kaart välja tuleb just selle kohta, et mida kaasa võtta, siis ta soovitabki sul meenutada seda, et mis siis oli lõppevas aastas, et mis olid need isiklikud taipamised ja äratundmised, et võta need kaasa ja rakenda neid uuel aastal teadlikumalt ja püsivamalt. Teine sõnumitooja on sul välja tulnud rukkilill. Ja rukkilill ütleb sulle, et võta lõppevast aastast kaasa kindlasti oma unikaalsus ja ainulaadsus. Ja kui see võib-olla see mõiste tekitab sinus segadust, et mis asi see ainulaadsus või unikaalsus on, siis keskendu hetkeks sellele ja mõtle, et mis on need sinu erilised oskused, anded ja võimed, mis on sul võib-olla ammust aega juba olnud, aga võib-olla sa oled need sellel aastal avastanud enda jaoks. Teadvusta neid hetkeks ja see kaart tuleb sulle ütlema, et kasuta neid uuel algaval aastal. 3. kaardina tuleb sul välja tsiirupilved ehk siis sellised kiudpilved, mis on mitmekihilised, nagu sellised pilveriiulid. Ja
kui looduses selline kaart välja tuleb, siis tuletab see meile meelde või annab meile märku ilma muutusest. Ja kui see kaart tuleb selle küsimusega välja, et mida lõppevast aastast kaasa võtta, siis millised muutused sellel aastal olid sinu elus edukad? Et see tarkus võtta kaasa, et mis neil aitas edukaks saada. Siis teise asjana on see, et kui sul ei olnud need muutused edukad, et kindlasti siin on ka neid vaatajad, kelle elus ei olnud kõik muutused edukad, siis see kaart ütleb sellisel juhul sulle seda, et võta kaasa see õppetund, et mida sa ise oleks saanud teisiti teha ja ära uuel aastal neid vigu enam korda. Ja võib-olla siin hulgas on ka praegu neid, kuna jälle tegu on üldise lugemisega, et siin on võib-olla ka neid vaatajaid, kellel ei olnudki väga palju muutusi, siis sellisel juhul see kaart annab märku, et valmistu muutusteks, et nad tulevad. Ma võib-olla korra veel peatan ka nendel eelmistel kaardidel ka veel korra, et see metsakaart tuletab sulle ka seda meelde, et ma ütlesin siin, et see juurdumus või see tarkus, mis tuleb nagu sügavalt, on ju, et see kaart nagu tuletab sul tagasi vaatama või suunab nagu tagasi vaatama ka seda, et mis oli siin maises plaanis, siin füüsilisel tasandil sinu jaoks sellised suuremad õnnestumised või kordaminekud. Ja kuidas see sul õnnestus, et just seesama strateegia koht, et kuidas see sul õnnestus, et mida sa tegid, et võta see teadmine kaasa. Ja rukkilill veel tahab öelda lisaks sellele sinu unikaalsusele, et mis on see, millele sa sellel aastal pühendusid, kus sa tundsid seda kirge, seda pühendumist, sellist särtsu ja mis oli selles särtsus ja pühendumises sinu vägi. Et see on oluline selleks, et sa saaksid oma unikaalsust rakendada. Ja see siirupilvede kaart veel tuletab sulle meelde ka, et vaata tagasi oma eesmärkidele või visioonidele, mis sul olid selleks aastaks. Ja vaata tagasi, mis õnnestus, mis ei õnnestunud, on ju. Et selles mõttes. Nii, ja siis meil on siin selline kaart nagu tolmukas. Ja tolmuka kaart ütleb meile niimoodi, et asja tuuma pead tabama. Sa ei näe sisu, oled liiga pimestatud siis mingisugusest loodud kuvandist. Ja see tähendab tagasivaatekardina seda, et mis sind sellel aastal pimestas, lõppeval aastal, mis sul takistas asju selgelt näha, kelle või mille mõju all sa olid. Kelle või mille mõju all sa olid ja mida sa saaksid teha sellist, et seda mõju enam ei oleks. Nii, ja selle kaardi peal on number ka 35, mis võib tähistada ka siis, ma ei tea, päevade arvu või mingit majanumbrit või leheküljenumbrit, et märka seda numbrit oma elus, aga 3+5 on ka 8. Ehk siis mingis mõttes see võib olla ka külluse või lõpmatuse märk, eks ole, mis siis sisuliselt tähendab ka seda, et see kaart ütleb sulle, et kui sa tabad asja tuuma, siis see avab sind sellisele edasiviivale voole, sellisele viljakale tegevusele. Nii, ja siis on tulnud karmakaartidest välja Jupiter. Ja Jupiter ütleb sulle niimoodi, et hea õnne, et kui sa mõtled nagu sellele füüsilisele tasandile, mis sul sellel aastal oli, et siia läheb siis igasugune materiaalne pool, sinu tervis, sinu keskkond, et kõik see, mis sul nagu füüsilisel tasandil hästi välja tuli, et see on tingitud siis sellest, et
sa oled teadlikult planeerinud ja kasvanud. Siis see, mis on vaimsel tasandil välja tulnud, on siis see, et positiivne hoiak, jaatav ellu suhtumine on olnud õnnistuseks ja vastupidi, et kui sul ei ole seda õnnistuslikku kogemust olnud, siis seal taga on siis negatiivne mõtteviis, et siis vaatad, kumba sa nagu kaasa tahad võtta, et mis sind rohkem edasi aitab. Ja siis hinge tasandil tuletab see kaart meile siis meelde, et järjepidevust aitab tagada pidev õppimine, õpitu ellu integreerimine siis läbi selle, et sa rakendad ise või siis õpetad ka teisi, et oleneb siis nendest teemadest. Ja jällegi, et kui sul ei ole see lõppev aasta edukas olnud, et võib-olla sa ei ole siis teadlikult õppinud. Ja õppimine ei ole kuulamine ega lugemine, et õppimine on praktiseerimine. See tähendab kuulatu või loetu ellu rakendamine. Nii, aga sellega on esimese grupi sõnumid tänaseks lõppenud. Vaatame, mida grupp number 2 võiks sellest aastast endaga kaasa võtta. Ja grupp number 2 tuleb esimese asjana siis välja langev leht. Ja langev leht tuletab sulle meelde, et millest sa loobusid sellel aastal. Millest sa loobusid? See tähendab, et kui sa oled millestki loobunud, siis ära istu enam selle küljes kinni ka mõtte tasandil, vaid lase sellel nagu lõplikult minna. Ja kui sa ei ole veel sellest teadlik olnud, siis võib-olla praegu nüüd aasta lõpus ongi see aeg, kus sa saad siis teadlikult mõelda ja läbi tunnetada, et mis on see, millele sa nagu päriselt joone alla tõmbad, enne kui uus aasta avaneb. Enne kui ma uue kaardi panen, et siis see langev leht tahab veel sulle öelda seda, et sinu juured on tähtsad, et tunneta või teadvusta seda ühendust oma juurtega, oma päritoluga, oma perekonnaga ja mis on see, mis sind seal toetab, et võta see endaga kaasa. Siis järgmine kaart on langev täht ja langev täht ütleb seda, et need sihid ja eesmärgid, mis sul sellel aastal jäid lõpetamata või täitmata, et võta need uude aastasse kaasa, et jätka nendega. Ja langev täht tuletab sulle meelde ka seda, et kui sul ei ole sihti, siis leia see endale. Sest muidu sa oled nagu tüüritu laev ulgumerel ja kellel ei ole vahet, kuhu poole ta läheb. Et jätka olemasolevate sihtidega ja leia uusi. Peaasi, et sa tegutsed eesmärgipäraselt, et sul on nägemus, millisel kursil sa liigud. Ja järgmise kaardina tuli sul välja kobras. Ja kobras juhib su tähelepanu sellele, et ta suunab nagu ka endasse vaatama, et mis on see sinu eriline võime ja võimekus lõppeval aastal, mida sa võib-olla sellel aastal ei kasutanud väga palju. Et meil kõigil on palju andeid ja oskusi ja võimeid, aga et mida sa sellel aastal ei kasutanud, et pööra nagu tähelepanu sellele. Ja see kobras suunab sind ka sukelduma nagu sügavamale alateadvusesse, et leida enda seest üles see koht, et kus sa seda oskust, annet või võimekust, mille sa oled nagu tahaplaanile jätnud või ära unustanud, et kus sa seda nagu rohkem kasutada saad igapäevaelus uuel aastal.
Siis järgmise kaardina tuli välja Toorimägi, mis ütleb seda, et sa oled kaitstud ja hoitud, et ära pelga raskusi, ära kahtle. Ehk siis jätkame siit Kopra juurest, et kui sa oled oma alateadvusega, oma tegeliku minaga, oma sellise identiteedi tasandil, sügaval eneseteadlikkuse tasandil selle ühenduse loonud, siis sa leiad sealt need vastused, mis siiamaani on olnud ebaselged või ebakindlad. Ja seepärast ongi see Toorimägi välja tulnud, et tuletada sulle meelde, et sa ei pea kartma, et kõik see, mis on sinuga kooskõlas, see on õige ja seda sul ei ole vaja karta. Ja selle kaardi peal on number 40, mis jällegi sa võid teda numbrina märgata, 40 maja, 40 lehekülg, veel mingi asi, number 40 kuskil hakkab silma, aga see võib olla ka number 4, mis siis on meisterlik enesevalitsemine. Ja mida tähendab meisterlik enesevalitsemine? Et see tähendab seda, et enne kui sa tahad juhtida teisi või korraldada teiste inimeste elu, võiks õppida juhtima iseennast. Ja iseenda juhtimine tähendab seda, et sa arvestad enda tervikisiksusega, sellisena nagu see on. Mõtted, tunded, suhted ja hing, eks ju. Ja siis karmakaardipakist on tulnud välja Merkuur. Ja Merkuuri füüsilise tasandi sõnum on sulle praegu selline, et kui sul, mõtle nagu möödunud aasta või lõppeva aasta peale seda, et kus sa lasid oma mõistusel asju juhtida, mis sealt välja tuli, mis seal õnnestus, mis seal ebaõnnestus. Kui sa polnud nõus, kui sa osutasid vastupanu, mis siis välja tuli, mis ebaõnnestus. Et võta need õppetunnid nagu kaasa. Siis vaimsel tasandil tahab see karmakaart sulle öelda siis, et üleanalüüsimine ei ole oluline, et kainet mõistust peab kasutama, aga üle mõelda ei ole tarvis. Ja hingelisel tasandil ütleb ta niimoodi, et mõtle oma selle aasta, lõppeva aasta suhete peale, kas siis oma perekonnas või sõpruskonnas või kollektiivis või veel kuskil, eks ju. Ja milline oli see suhtlemine, kas see suhtlemine oli selgust loov või pingeid tekitav? Kui see oli selgust loov, siis võta kaasa see tarkus endaga, et mis aitab luua suhetes selgust. Kui see oli segadust tekitav, siis mõtle selle peale, et mida sina oleksid saanud teha teisiti ja muuda seda. Nii, sellega on teise rühma sõnumid praegu lõppenud. Kohe läheme kolmanda rühma juurde. Ja kolmandal rühmal on siis esimese asjana välja tulnud mesilane. Ja kui mesilane tuleb välja, mesilane tuletab sulle meelde, et sa oled olnud lõppeval aastal väga töökas. Sa oled olnud lõppeval aastal väga töökas ja mis on see, mis on aidanud sul vastu pidada? Et mesilane on selline, kes ei tegutse juhuslikult, et kes tegutseb väga-väga sihipäraselt. Et mis on aidanud sinul sihipärane olla? Või kui sa leiad, et sa ei ole olnud lõppeval aastal sihipärane, siis mis sul on takistanud olla ja muuda seda? Ja mesilane tuletab sulle meelde ka veel seda, et vaata, kus on lõppeval aastal olnud sinu piirid, isiklikud piirid, et kas need on sellised selgust loovad ja eluterved või oled sa kergesti manipuleeritav olnud, ärakasutatav teiste poolt või oled sa ise see, kes teistest üle sõidab, et
pane oma piirid paika, et see mesilane tahab sulle seda öelda. Siis järgmine kaart on leevike. Ja leevike suunab su tähelepanu sellele, et ühest küljest on ta nagu unikaalsuse kaart, juhib ka su tähelepanu sellele, et mis on sinu unikaalsus, eks ju. Et märka seda, tunnista seda, mis sellel aastal oli sinu jaoks erilist ja võta sealt see väärtus endaga kaasa. Ja samast on natukene ka ohukaart, et märka ohumärke, ta tuletab sulle seda meelde. Ja kolmas asi, mida ta tahab praegu öelda, on see, et leevikene looduses, kui me teda näeme, siis ta ennustab ka ilma muutust. Ja kuna praegu on küsimus tagasi vaatamises, et mis sellel aastal oli sinu jaoks tähenduslik muutus su elus, et miks see oli siis tähenduslik, et mõtle selle tähenduse üle, leia sellest tähendusest see väärtuslikkus ülesse. Ja kui sa ei ole neid muutusi kogenud või näinud, siis võib juhtuda, et need tulevad uuel aastal. Et ta annab ka ennetava sõnumi. Ja siis on haigur. Haigur on selline sõnumitooja, kes tuletab sulle meelde, et märka sellel lõppeval aastal, kui sa tagasi vaatad, neid kohti, kus sa olid habras, kus sa olid tundlik, kus sa olid nõrk, kus sa olid haavatav. Ja märka, mida sa nendes olukordades tundsid ja mida sa oleksid saanud seal teisiti teha. Et see haigur hoiatab sind, et ära korda samu vigu. Aga ära kaota ka samas iseendaga, oma olemusega ja alateadvusega seda sügavat ühendust. Et ole ühenduses ja ära korda vigu, et see haigur tuletab sulle meelde, et liigu nagu autentsuse ja eheduse suunas. Siis on meil kohtumaja kaart. Ja kohtumaja kaart ütleb, et sul on valida kohtutee ja kohtuvälise lahenduse vahel. See tähendab seda, et alati ei pea asi olema kohtuga seotud. Et sul on alati valida millegi vahel, kui tahad õiglust jalule seada. Ära unusta, et kompromiss võib ka olla hea lahendus. Ja kui sa nüüd vaatad lõppevale aastale tagasi, siis mis olid sinu elus need teemad, mis tekitasid pingeid, mis tekitasid lahkhelisid, mis tekitasid vaidlusi võib-olla, isegi tülisid võib-olla inimeste vahelistes suhetes. Ja mõtle nüüd selle peale, et milliseid variante sa õigluse jalule seadmiseks kasutasid ja millised sa kasutamata jätsid. Ja tagasivaatena see kohtumaja kaart on nagu õpetav kaart, et ta ütleb sulle seda, et võib olla, vaata kui ma ei saa nagu seda, vahest ei ole võimalik teha nagu seda koostööd või võidad, lahendusi ei ole võimalik saavutada siis, kui üks pooltest ei ole sellest huvitatud. Sellisel juhul, kui üks pooltest ei ole huvitatud, on võimalik saavutada mingisugune kompromiss. Et ta on küll väiksem lahendus, väiksem tulemus, aga ta on siiski parem kui mitte midagi. Et mõtle ka selle peale, ehk siis kui me Eesti sellisesse kõnekäändusele üle paneme, et parem pool muna kui tühi koor, et siis kus on sellel lõppeval aastal see koht, kus sina tühja koorega jäid? Et miks sa loobusid poolest munast, mida sul oli võimalik saada? Ja karmakaardipakist on välja tulnud vähikaart. Ja vähk siis tuletab meelde, et füüsilisel tasandil, et kui sa mõtled selle peale, kuidas sul sellel aastal need asjad siin olid füüsilisel tasandil, ehk siis keskkond, tervis, rahaasjad, kõik sellised asjad on ju,
et ma vaatan seda kaarti korra ligemalt. Et ta suunab isegi sind rohkem tagasi veel kaugemasse minevikku vaatama. Selles mõttes, et oma kaugemast minevikust isegi tagasi vaadates, mineviku poole tagasi vaadates, et mõtle nagu selle peale, et kus kohas olid need kohad, kus sa üle mõtlesid ja ei uskunud või ei usaldanud oma sisetunnet. Et leia need kohad ülesse ja ole järgmisel korral targem. Siis vaimne tasand tahab sulle öelda seda, et millised on su hoiakud olnud lõppeval aastal. Hoiakud ehk suhtumised. Suhtumised ellu, suhtumised teistesse inimestesse, suhtumised oma töödesse või tegemistesse, suhtumised tervisesse, kõikidesse asjadesse, eks ole. Ja vaata, millised suhtumised ja hoiakud on olnud takistavad või piiravad. Ja see kaart ütleb, et ära neid uude aastasse kaasa võta. Et tegele sellega enne. Ja hingetasand ütleb sulle siin niimoodi, et väljenda oma tundeid ja taipamisi. Väljenda neid ja ela ise nende järgi. Ja ta suunab ka tagasi mõtlema sellele, et leia oma lõppevast aastast üles need kohad, kus sa ei väljendanud oma tegelikke olemust, hoiakuid, tundeid ja mõtteid. Ja mis selle tagajärjel juhtus. Et ära neid vigu enam korda. Sellega on tänane lugemine lõppenud. Kui sa vajad isiklikku lugemist, siis vaata siia video alla ja soovin sulle rõõmsat aasta lõppu.